ma olen viimasel ajal hakanud kuulama väga palju Eesti räppi. Ja mulle iseenesest meeldib Eesti räpp, aga natuke irooniliselt. See on nagu see sõnad ise on karmid, aga need on alati öeldud selliselt. See on alati juures selline Eesti mehele kohaselt null enesekindlust. Ma ükskord kuulsin raadios, kuidas mingi vend räppis, hitin teda tagantpoolt ja hitin teda eespoolt. Ma ei saa aru, kas sa räägid seksist naisega või liikluskultuurist. Ja nagu pealegi, kuidas saab seksist räppides olla nii ebaentusiastlik? Kui ma peaks kunagi raadios leelotama, et ma olin just vahekorras, ma oleks nagu ühe mehe laulupidu. Lihtsalt kord 4 aasta jooksul ja terve Eesti teab. Aga siis ma uurisin seda Eesti räppi asja natuke veel ja ma leidsin sellise ürituse nagu Battle for Sugar ehk BFS, mis oli selline räpi lahingu moodi asi, kus 2 räpparit üritasid kordamööda läbi riimide üksteist solvata. Läbi riimide, sest me kõik teame, mis on gangster luuletused. Me kõik tahame olla Liide Koidula in the hood. Aga minu lemmikasi nagu BFS-i juures oli nende räpparite nimed. Sest kui sul on muidu nagu räppari nimi, siis üritad jätta mulje, et sa oled nagu väga kõva vend. Aga BFS-i räpparid, nad isegi ei teeskle. Ma nägin ühte lahingut, kus esinejate nimed olid Mesilind versus Asma. Lihtsalt magusornitoloogia versus hingamisraskus. Titaanide heitlus, ma juba hingeldan. Aga minu lemmikhetk selles lahingust oli siis, kui hingamisraskus ütles su perel on suur maja või tegelikult suur pangalaen. Ja ma nagu, mees, ära nüüd üle piiri mine. Lihtsalt niimoodi otse hüpoteeki. Aga kui me räägime Eesti räpist, siis ma pean puudutama sellist punti nagu 5 Miinust. Ma olin üks päev alasti enda toas, tantsisin peegli ees, tegin helikopterit. Ja siis ma samal ajal laulsin seda 5 Miinuse laulu, ei ole aluspükse. Aga keegi nagu ei hoiatanud mind. Keegi ei öelnud mulle, et Tambet, kui sa tantsid alasti peegli ees ja laulad 3 korda järjest, ei ole aluspükse, ei ole aluspükse. Ei ole aluspükse, siis sinu selja taha ilmub sinu ema, kes on väga segaduses sellest, mida ta näeb. Aga muidugi see polnud nii veider kui ükskord, kui minu selja taha ilmus minu isa, kes ütles, sa tead, mulle meeldib. Rumal nali. Ma olen hiljuti avastanud, et mulle väga ei meeldi seksida. Sest nagu teate, inimestel on nagu seksuaalsed fetišid, veided asjad, mis neile meeldivad. Mul on rohkem nagu seksfoobiad. Veidad asjad, mis mulle väga ei meeldi. Näiteks ma kardan seksida naistega, kellel on nagu hästi pikad kunstküüned. Sest üks hetk ta lööb sul lahti, järgmine hetk eksprompt ümberlõikus. Ja ainuke asi, mis sa nagu kosta saad, on Mazeltov. Aga kuulge, aitäh, see oli minu aeg.